Otepää vallavanem Kalev Laul. Mis on plaanis Otepää kultuurimajas peale hakata? Otepää kultuurimaja on nüüd juba 2013. aastast remondis olnud, et 3 aastat ei ole saanud siin tegutseda. Oleme selle aja jooksul ära vahetanud kultuurimaja katuse, rekonstrueerinud küttesüsteemi ja nüüd sellel nädalal kuulutasime välja hanke esimese korruse ruumide korda tegemiseks. Et vallal nagu jõudu tervet maja korraga korda teha ei ole, proovime jupikaupa järjest töödega edasi minna. Ja plaan on nüüd selline, et esimese korruse korda tegemise järel võtaksime need ruumid kasutusele, selle saali, foajee ja galerii ja saaks elu siin kultuurimaja selle pihta hakata. Kus valla kultuurielu siis praegu toimub, kui kultuurimaja kinni on? Jah, ta on päris palju mõjutanud kultuurimaja remondis olek meie kultuurikollektiivide tegevust. Õnneks on meil Otepää gümnaasiumis väga ilus aula, kus käivad harjutamas nii kultuurikollektiivid ja kus ka külalisteatrid oma etendusi on saanud läbi viia. Enne lavale minekut siis saavad siin olla, et siin neid WC-sid duširuume ei ole, et need nagu teeb siia juurde. Rohk on sealt taga, see tuleb kõik käsitsi ilusti tasakesi ära võtta ettevaatlikult. Mis puudu on, need tuleb siis uued teha samasugused. Mis siin kultuurimajas siis plaanis teha on? Nüüd selle hankega, mis me oleme välja kuulutanud, plaanime korda teha saali. See on siis põrandast kuni laeni. Et siin on originaalis on väga ilus lagi olnud ornamentidega, et see on kõik kavas taastada. Foajeed natukene korrastada, samuti on siin ka selline jalutusruum kõrval, mis vajab ka täielikku remontiga põrandast kuni vahelae talade väljavahetamiseni ja lae korrastamiseni. Ja lisaks siis väljast veel tahame korda teha terrassi. Et maja on selline suursugune, ilus hoone. See on ka mõnevõrra raskeks teinud just selle korrastamise poole, et näiteks katuse vahetamine ainuüksi on maksma läinud üle 170 000 euro. Selle hankega nüüd oleme ette näinud töid kuni 300 000 euro ulatuses. Kui valmis saab, siis saab sellest Otepää kultuuritempel? Jah, seda peab olema, et pikas perspektiivis nõuab veel teine korrus raha ja ka väljast fassaad on natukene nukras seisus, mis vajab korda tegemist. Ja kultuurimaja kõrval on ka kultuurimaja park, mida võiks tegelikult koos selle kultuurimajaga ühe tervikuna vaadelda.